Tere päevast! Tere tulemast Arenguseire Keskuse veebiseminarile, kus otsime vastust ühele tööturu kõige põletavamale küsimusele, kuidas leida tasakaal majanduse innovatsioonivajaduste ja platvormitöötajate kaitse vahel. Mina olen Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja ja juhin jõudumööda tänast seminari. Platvormimajandus on Eestis jõuliselt laienenud. Seda iseloomustab nii platvormiettevõtete kiire kasv, teenuste mitmekesistumine kui ka üha suurem roll tööturul. Bolt, Wolt ja teised tegutsevad kümnetes riikides, käibed kasvavad ning platvormi mudel laieneb uutesse segmentidesse, alates toiduveost kuni loovtöö ja mitmete professionaalsete teenusteni. Tööturu vaatenurgast on positiivseks aspektiks, et digiplatvormide tegevus tööturul on laiendanud töövõimalusi isikute jaoks, kelle juurdepääs tööturule on tavaliselt piiratum. Miinuseks on aga see, et vastutus oma sotsiaalkaitse korraldamise eest lasub platvormitöö tegijal endal ning sageli seda ei tehta. Põhjustest kuuleme peagi lähemalt. Ühiskonna jaoks tähendab see, et teenustega seotud ühiskondlikud kogukulud ei väljendu piisavalt teenuse hinnas. Teisisõnu, platvormitöö suhtelise odavuse maksame maksumaksjatena kõik ühiselt kinni neil juhtudel, kui platvormitöötaja pöördub keskmisest sagedamini erakorralise meditsiini poole, sest tal puudub ravikindlustus. Uuringud näitavad, et platvormitöö on Eestis kiiresti mitmekesistunud. Aina rohkem tehakse kõrgemat oskustaset eeldavat veebipõhist tööd. Valdav osa inimestest teeb platvormitööd mõne muu sissetulekuallika kõrval, samas kui väikese grupi jaoks on see ainus elatusallikas. Tänased ettekanded käsitlevad platvormitöö olemust, mõju ja regulatiivseid väljakutseid mitmest erinevast, kuid teineteist täiendavast vaatenurgast. Eesmärk on seda teemat süvitsi mõista ja arutada, kuidas kujundada raamistik, mis toetab innovatsiooni, hoiab platvormiettevõtteid konkurentsivõimelisena, aga samas tagab ka töötajatele vajaliku kaitse. Tartu Ülikooli rakendusökonomeetria kaasprofessor Jaan Masso räägib kõigepealt platvormiettevõtete rollist Eesti majanduses suhteliselt põgusalt ja seejärel juba põhjalikumalt ühe hiljuti läbi viidud küsitlusuuringu tulemustest, mis hõlmas iseendale tööandjaid ja nende seas ka märkimisväärse osakaaluna platvormitöötajaid. TalTechi teaduri Kaire Holtsi läbi viidud intervjuude põhjal koostatud isikulood avavad lähemalt platvormitöö reaalsust, näidates, millistel erinevatel juhtudel platvormitööle toetutakse ja millised on siis inimeste igapäevased mured ja rõõmud, kes platvormitööd teevad. Tartu Ülikooli tööõiguse professor Merle Erikson võrdleb Eesti õiguslikku olukorda platvormitöötajate tööõigusliku kaitsega teistes riikides ja toob välja mõned küsimused. Õnneks saame me seejärel kohe neid küsimusi ja laiemalt kogu teemat arutada Majandusministeeriumi tööala asekantsleri Ulla Saare ja Riigikogu majanduskomisjoni liikme Mario Kadastikuga, kes saavad sõna omapoolseteks kommentaarideks ja osalevad arutelus publiku küsimuste alusel. Ja hea publik, meie webinari vestlusakna all servas on nupp, mille tähistus on Q&A, küsimused ja vastused. Olge head, pange jooksvalt sinna kirja oma tekkivad küsimused, kommentaarid ja jõudumööda küsime need esinejate käest ära ja mida ei küsi jooksvalt, siis nende alusel peame hiljem diskussiooni. Olge aktiivsed ja lööge kaasa. Ja nüüd on mul hea meel anda sõnajärg üle Jaan Massole. Ole hea, Jaan. On mind näha praegu? On slaide näha hästi? Slaide on näha, aga need ei ole veel selles presentatsiooni. Nüüd on hästi, väga hästi. Okay. Suur aitäh Teale selle sissejuhatuse eest ja mõned märksõnad juba käisid ka läbi, mida ma üritan siis nagu rohkem avada, et nagu see üldine projekti eesmärk ongi valgustada see teema päris mitmest aspektist, nii majanduse poole pealt kui sotsiaalse poole pealt, et
loodetavasti seeläbi ka aidata seadusandjatel nende otsusteni jõuda. Arenguseire Keskus on võtnud sellise väga tänuväärse rolli seda platvormimajanduse uurimist Eestis vedada ja on teinud ka juba varasemalt mitmed sellekohased uuringud, aga meie uuring siis hakkas nagu eelmisel aastal ja hetkel me oleme siis umbes poole peal või natuke üle poole. See on siis 3 ülikooli koostöös, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool tehtav uuring. Nagu ikka vaatame läbi kirjandustest, ega siin ei ole midagi uut, ka USA-s on väga palju uuritud näiteks, mis on Uberi mõjud, kas siis näiteks juhtidele või siis traditsioonilistele sõiduteenuse pakkujatele. Siis ma täna räägin ka rohkem platvormide küsitlusest, meil on kavas ka intervjuud töötajatega, aga ka ettevõtetega, aga ka mitte ainult platvormi ettevõtetega, vaid ka traditsioonilise majanduse ettevõtetega, et kuidas neid mõjutavad platvormi ettevõtted, kas läbi konkurentsi või mõnel juhul ka siis läbi kliendi ja tarnija seoste, et võib-olla platvormid aitavad traditsioonilise majanduse ettevõtetel oma tulubaasi ja klientide arvu suurendada. Meil on kavas ka fookusgrupid, olemasolevate registriandmete analüüs ja mida me homme hakkame tegema, siis välja töötama neid platvormimajanduse pikaajalisi stsenaariumeid. Sest tihti öeldakse ka, et sellise tavalise empiirilise majandusteaduse üks kriitika ongi see, et hästi palju üritame mingeid lühiajalisi mõjusid hinnata, aga tegelikult isegi palju olulisem on see, mis on need pikaajalised arengud ja stsenaariumid majanduses. Kui räägida nendest, mis on Eestis need platvormi ettevõtted, mõningad neid juba mainiti. Tegelikult nagu see viimases punktis tõin välja, meie kokku hetkel tuvastasime umbes 17 ettevõtet. Muidugi need on ainult need ettevõtted, mis tegelikult tegutsevad Eestis, mis on Eesti platvormi ettevõtted. Et paljud ka Eesti platvormi töötavad ka välismaa platvormi ettevõtetele. Ja need numbrid on siin väga erinevad. Lõpuks see üks ettevõte Bolt muidugi väga domineerib. Kui hakata siin mingeid summaarseid või keskmisi numbreid välja arutama, siis eelmisel aastal müügi tuli 1,99 miljardit ja väga kiire kasv. Tegutseb väga paljudes riikides, üle 4000 töötaja, Eestis umbes üle 500. Suuruselt teine, üldiselt igalt poolt tuleb välja Bolt, aga kes on juba oluliselt väiksem. Ja kui räägime siin töötajate arvust, siis eelkõige me räägime ikkagi siin nende ettevõtete töötajatest, me ei räägi üldjuhul siin otseselt platvormi töötajatest. Bolt on küll natukene erand, sellepärast nemad pakuvad ka võimalust ka oma kulleritele töölepinguga töötada. Ja siin võib-olla ka hiljem Merle juriidilises ettekandes tuleb ka sellest ka juttu. Samamoodi Go Work a Bit Estonia, lühikene kohapealne töö. Teeme välja ka promotive marketing, reklaam, sisuloome. Hästi oluline on ka isiku- ja majapidamisteenused, GetAPro, Prokipro, aga ka õigusteenused OÜ-ga. Ühesõnaga üks ettevõte hästi domineerib, mõned tulevad järgi ja siis tulevad juurde ka mitmed väiksed ettevõtted. Ja kui hinnata, mis on see platvormi ettevõtte panus majandusse, tegelikult see on keerulisem ja mitmetahulisem teema. Aga kui sa vaatad sellist ühte näitajat, nagu ikka räägitakse, tootlikkus on selline väga oluline näitaja, mis summeerib kogu seda teemat mingis mõttes, siis paljude platvormi ettevõtete tootlikkus on siiski suhteliselt kõrge ja kõrgem kui majanduse kõrgem tootlikkus. Kui vaata lihtsalt kõige lihtsamad näitajad, mis on siin hetke sinisega käive töötaja kohta. Aga kui vaata ka tööjõukulusid ka üldjuhul ka, nende tööjõukulud töötaja kohta on suhteliselt kõrged, samas ikkagi päris suur ka variatiivsus. Aga nagu öeldud, see on ainult see, kui me vaatame neid platvormi ettevõtteid. Siin on ka keerulisem see küsimus see, et mis on nende panus nendega seotud ettevõtetele, kas läbi konkurentsi või tarnija hanke seoste. Ja nende teemadega me ka tegeleme veel edasi. Ja kuna me oleme alles projektiga poole peal, siis me oleme intervjuudega alles alustanud. Aga siin mõned vihjed. See esimene platvorm oli siis kohapõhine platvorm ühe argmaise ettevõtte Eesti Aru, et me teadlikult nimesid siia ei pannud, aga ilmselt paljud inimesed võib-olla ütlevad kohe ära, mis ettevõttega on tegemist, aga me ei ole nimesid siia pannud. Me platvormi definitsiooni ei andnud, aga mis on definitsioon, me antud ka see, kuidas see ettevõte näeb enda rolli, missiooni, viia kokku müüjad ja pakkujad lihtsal ja efektiivsel viisil. See on kõik, mis on platvormi majanduse olemus, samuti luua sissetuleku teenimise võimalus kohalikes kogukondades ja linnades. Siin on see kogukondlik või regionaalne aspekt. Ja mida juba Tea ka rõhutas, et mis on osa sellest, kui me tahame, et platvormi majandus areneks,
siis osa sellest arengust on tõesti laienemine uutesse segmentidesse. Ehk küll selle ettevõtte traditsiooniline suurim segment on restoranid, aga mitte ainult Eestis, aga globaalselt päris palju tuleb teistest valdkondadest. Lisaks toidule lemmikloomad, lemmikloomade toit, lilled, ilutooted, elektroonika ja mitte ainult uued segmendid, ka kõiksugused lisateenused kauplejatele, transport, finants, e-poe, keskkond. Ja ütleme ka seadusandjate küsimus on see, et milline võiks olla see regulatiivne keskkond, et eriti kui see ettevõte tegutseb mitmes riigis, ta on ka võrdlusmaterjal ja rõhutati ka, et oluline on see paindlikkuse säilitamine, paindliku töötamise võimaluse säilitamine ja eriti Eesti kontekstis nähta suuri vajadusi, eriti kui võrreldi Eesti regulatiivset keskkonna teiste riikidega, öelda, et siin on pigem asjad suhteliselt hästi, et on mingid teemad nagu siin kullerite keelenõuded, kõik need Eesti asjad on hästi. Aga jällegi, et kui see platvormimajandust laiendada, on teatud sellised spetsiifilised teemad, näiteks neil on plaan laieneda ravimite segmenti, küll mitte retsepti, aga siis mitte retsepti ravimite segmenti, et siin on teemad. Aga ma rõhutaks ka seda viimast punkti ka, et ikkagi ettevõttel on võime tegutseda erinevates regulatiivsetes keskkondades, kas Eesti, Saksamaa, Soome, et lõpuks ei ole küsimus ka selles, kas sa nüüd tegutsed turul või paned ennast kinni, et tegelikult on võimalik erinevates keskkondades mingil määral hakkama saada. Igalt poolt käib läbi see tehisaru roll. Siin on ta kuidagi pigem nagu selline inkrementaalne, sammuline, võib-olla suurendame natuke efektiivsust, marsruudid on paremad, tarneaeg on optimeeritud, aga siin rõhutati ka seda algoritmilist läbipaistvust. See algoritm ei tohiks olla ainult selline must kast, me peaksime sellest aru saama. Ja need on siis teinud ka päris juba mitmendat aastat teinud nii-öelda algoritmilise läbipaistvuse raportit ja seda on toodud välja hea praktikana. Ja roll majanduses, muidugi klientide poole pealt nad rõhutatakse taskukohasust, mis on ka Eestis praegu selline palju diskuteeritud teema, aga kui lähtuda klientidest, siis nende nad adresseerivad ka seda, et nad aitavad traditsioonilise majanduse ettevõtetel, et müüjatel kasvatada müüki ja kasvatada oma klientide baasi, et selle läbi nad näevad enda suurt panust kohalikku majandusse. Ja teine intervjuu, millest ma siin räägin, ei ole Eesti ettevõte, vaid üks rahvusvaheline ettevõte, kes tegutseb hoopis teises segmendis, siis veebipõhine keerulisemaid oskuseid nõudev töö ja seeläbi ka neid ka mõjutab hästi palju kõik see oskustele orienteeritud tehnoloogiline muutus, skill bias, technological change, et kus segmendis tehnoloogia asendab inimese, siin on toodud näitena tõlketeenus, aga võib-olla mingites segmentides see mõju on hoopis vastupidine, et tegelikult hoopis kasvab nõudlus looduse segmendis. Ja hästi suur teema on üldse siin tehisaru. Eelmise ettevõtte puhul oli see rohkem nagu selline inkrementaalne mõju, natuke efektiivsus suureneb. Siin nad näevad, et see muudab päris põhjaliku veebipõhist platvormi tööd ja tegelikult segmenteerib. Et võib-olla mingeid asju teeb ainult inimene, mingit asju teeb tehisaru ja inimene, kes peaks olema selge ka, et kes on selle asja loonud, et klient teeb, klient teaks ka, et mida ta ostab ja mille eest ta nagu maksab. Ja eri segmentides vastavalt, kas erinevate inimeste maksevõime on ka esinev. Nii et tegelikult teine märks on just usaldus, kes on selle toote loonud. Seni on nad väitsid, vähemalt seni see ei ole probleem, et nad suudavad väga hästi tuvastada, kas mingisuguse toote või teenuse on loonud nüüd inimene koos tehisaruga või ainult tehisaru. Aga teine küsimus on, mis saab tulevikus. Ja seda nägid ka, et võib-olla kõik see tehisaru muudab ka kogu selle platvormi loogikat kahepoolseks, kolmepoolseks. Et ei ole enam klient ja vabakutseline, kelle siis platvorm viib kokku, vaid see tehisaru robot tuleb siis nagu kolmandaks osapooleks. Aga nad ütlesid ka, et ühtepidi tehisaru on nii võimalus kui ka eksistentsiaalne oht kogu sellele platvormide ärimudelile. Ja see on siis usalduse küsimus, et kui platvormide roll ongi just see, et viia müüjad ja ostjad kokku ja usaldusväärselt kokku ja lahendada kõik see informatsiooni asümmeetria pool, et klient teaks täpselt seda, mida ta saab, reputatsiooni ülesehitamine edasi, et just tehisaru võib olla see väga suur oht kogu selle ärimudelile, aga samas täpselt seda lihtsalt ei tea. Ja sotsiaalkaitse, mida mainis ka mis käib keisist ettekannast läbi. Siin ütlesid ka, et sotsiaalkaitse on oluline, kuna see platvormi töö on lihtsalt ebakindel, et üldse töötajad saaks platvormi tööd teha
see peab kuskilt tulema ja kuna nende freelancerid või platvormi töötajad on väga mitmekesised, noh, üle kogu maailma, noh, tõid ka seda, seeläbi ka siit välja erinevused Euroopa ja erinevad USA osariigid, et võib-olla mingites kohtades on ka need sotsiaalkaitse regulatsioonid paremad ja see on ka parem ka nendele, et inimesed saab platvormi tööd teha ja nad tõid ka siis ühe võimaliku lahendusena siis võimaliku töötajate organiseerumise, et noh, mingi koht, kuidas sa võiksid sotsiaalkaitse tuua. Aga üldiselt tulevik, kuidas rõhutada, see on suur määramatus. Me ei tea, mis tuleb, need stsenaariumid, üle 5 aasta tulevikku on raske mõelda, võib-olla tuleb mingi võimalik tehisaru katastroof, ka laiemad struktuursed muutused tööturul, aga noh, kõike seda me ei tea, see on stsenaariumpõhine. Ja järgmisena ma räägiks meie siis küsitlusest. Arenguseire Keskus on neid küsitlusi teinud ka juba varem 2 tükki, siis kui ma ei eksi, neid on siis kolmas küsitlus, mis me siis tegime kevadel kokku 1731 vastanut. Erinevatest teistest küsitlustest me küsitlesime ettevõtjaid. Ja just meie mõte oli see, et me tahtsime hästi paljudele platvormi töötajateni jõuda. Ja selleks, et need numbrid natuke enam üldistada üldkogumile, meil on praegu hetkel käimas siis teine uuring koostöös Emoriga. Aga siin me küsitlesime ettevõtjaid, mis on võib-olla natukene selline representatiivsusega seotud küsimus, aga teisipidi see oli teadlik valik, et jõuda platvormi töötajateni. Ja siin on toodud erinevad numbrid, et umbes 855 ehk siis umbes pooled neist olid, kes teinud kunagi platvormi tööd, vähemalt kord aastas umbes 37%. Ja raha eest tegijaid vähemalt kord 600-500. Tähendab, me, kui seda kitsendasime, et kes on platvormi töötajad, me eeldasime, et nad peavad olema seda teinud raha eest. Et eelkõige suurema grupina me jätsime siis välja tasuta sisuloomega tegelejad. Ja siis ütleme regulaarselt, kes on vähemalt kord nädalas, neid on siis kokku 432. Et siis oluliselt rohkem kui varasemates uuringutes, seeläbi me saame siin natukene detailsemalt uurida, mis tegelikult toimub selles grupis. Ja nagu Tea ka mainis, et üks suur trend ongi selle platvormi töö mitmekesistumine. Et võib-olla osade jaoks ka see tüüpiline platvormi töötaja on ka siis Bolti taksojuht, Wolti kuller, aga tegelikult see päris nii ka ei ole, et ka need muud platvormi tööliigid on väga levinud. Noh, kõige levinum on sellise keerukamaid oskuseid eeldav platvorm, veebipõhine töö, 20% on neid teinud küsitletutest. Aga kullerteenuseid siis 15%, sõidujagamine 13%, järgmised on õigusabi, sisuloome ja ka isiku ja need punased on need isiku ja majapidamisteenused, mis töö teiste kodudes nagu pisiremont, isikuhooldusteenused, eraõpetajateenused hästi olulised. Et just see ongi see, et me hästi paljus areng on ka see, et me nii-öelda kohapõhistes nagu sõiduteenused ja kullerteenused, nende kõrval on jõudsalt laienenud ka veebipõhine töö. Ja need 3 numbrit ongi 3 värvi, ongi toodud selleks, et kuidagi neid eri liike nagu ka grupeerida, et me eristame nii-öelda seda sinist, kohapõhine avalik, kullerteenuse sõidujagamine, siis punane, kohapõhine privaatne, inimeste kodudes ja kolmas on siis hall ehk siis veebipõhine platvormi töö. Ja kui vaadata platvormide töötajate seas, milline on see sissetulekute jaotus, jällegi see on hästi selline lai, mitmekesine eri intervallides, aga pigem siin alumise otsas on neid nagu rohkem. Et pigem rohkem on neid, kes ei teeni väga palju, et kui öelda, et kui tegemist on ettevõtetega, siis nagu me raportis kirjutasime, siin suhteliselt rohkem on nii-öelda seda siis vajaduspõhist ettevõtlus kui võimaluspõhist ettevõtlust. Just see, et sul on raha vaja võrreldes sellega, et sa üritad mingit ärivõimalust ära kasutada. Aga jällegi ka see just hästi mitmekesine. Ja kes on platvormi töötajad, seda ka vist Tea juba natuke vihjas ka, et jällegi hästi mitmekesine, neid on eri segmentides, on nii koduseid, üliõpilasi, kellel on see paindlik tööampsud ja võimalus natuke lisaraha teenida, aga ka pensionärid olid olulised ja mitte ainult vanaduspensionärid, ka näiteks invaliidsuspensionärid. Et kui me teame, et Eesti ka on väga kõrgel kohal pensionäri töötamise osas, see on üks koht, kus me seda näeme. Samamoodi platvormi töötajad esindavad vabakutselised, oskuse lihttöölised, töötajad, spetsialistid, juhid, et jälle see on hästi mitmekesine profiil ja võib-olla ka see Skyre ettekandes me näeme ka natuke rohkem nagu nende profiilide kohta. Ja kui vaadatakse vanusejaotust, samamoodi, mis eelmine näitas, et hästi mitmekesine, neid on nagu kõikides vanuserühmades
küll võib-olla kohapõhiseid avalikke töötajaid on võib-olla natukene rohkem nooremas vanuserühmas ja siis teenuste tegijaid on natukene vanemaid, aga noh, üldiselt kõik on tegelikult kõikides vanuserühmades. Ja kuidas platvormi tööd tehakse, et me siin võrdleme tegelikult punaseid platvormi töötajaid ka ettevõtjatega, kus on väiksed erinevused, et loomulikult paljud on FIE-d, aga siiski FIE ei ole kaugelt kõige oluline. Just see ettevõtluskonto on hästi oluline, mida ka siis nende esimese platvormi töötajate küsitluse ajal veel ei olnud olemas, aga nüüd on see platvormi töötajaks hästi oluline, et 40% regulaarsetest platvormi töötajatest töötab LHV ettevõtluskonto kaudu. Ja kui me seda teadsime ka, et kui me küsitlust kavandasime, siis oli ka meie jaoks hästi oluline, et me jõuaksime ka nendeni, kes teevad tööd LHV ettevõtluskonto kaudu. Aga samuti siis ka päris paljud teevad ka seda läbi OÜ. Ja mis on see põhjused, miks platvormi tööd tehakse? No üldiselt kaugelt kõige olulisem põhjus on ikkagi lisaraha teenimine, aga muidugi suured erinevused ka selles kolmes tulbas. Kohapõhine avalik, siis kullerteenused, taksoteenused, siin on see 80% on see hästi oluline põhjus. Ehk siis kõik need põhjused küsiti 10 palli skaalal ja siis 8, 9, 10 palli on vastanud siis 80% kohapõhised avalike platvormi töötajad. Teistes gruppides on vähem, veebipõhise puhul oluliselt vähem. See toodud välja ka, et pole alternatiive, kas sisemine motivatsioon, varasem töökogemus ja töö kaotamine, pereelu, elustiiliga seotud põhjused, turust tulevad põhjused, aga üldiselt jah, kõige olulisem ikka see vajadus lisaraha teenida. Ja kuivõrd ettevõtlustegevus ja platvormi töö kattuvad enam just kohapõhise avaliku platvormi töö korral, et kuivõrd kas tegemist platvormi töö puhul on tegemist ka ettevõtlusega, siis üldiselt siin enamus niimoodi leiab, aga kõige rohkem just ka selle taksoteenuste ja sõiduteenuste korral ehk siis sinine tulp. See on alati see küsimus, see platvormi töötajate puhul see küsimus ka regulatsioonide mõttes, et on nad nüüd ettevõtjad või töötajad, et siin päris paljud näevad ennast nagu ettevõtjatena, et ühtepidi, aga see võib-olla peegeldab ka seda tänast reaalsust lihtsalt, et milline on see hetkel see regulatiivne olukord. Ja töötingimuste korral oluline küsimus on töötundide jaotus, mis on siin sellel horisontaalselt teljel ja nagu näha, see vahemik on hästi lai, alates nullist, kuskil tööaja norm on 160 tundi kuus, kuni siit üle selle, et tegelikult see jaotus on nagu hästi lai, et neil on igasuguseid, aga just eriti just selles kohapõhise avalike korral see keskmised töötund on pikemad, kuigi on ka neid, kes teevad neid töötunde ka hästi palju. Just veebipõhiste puhul tegelikult võib-olla paistab rohkem välja, et võib-olla tehakse mingi põhitöö kõrvalt natukene tööampse, aga just kohapõhise avalike platvormi töötajate korral ka tihti need töötunnid on suhteliselt pikad. Või töötundide kogu arv kuus on suhteliselt pikk, ka üle täistööajale vastava arvu, aga sellest ka võib-olla Kaire räägib natukene enam. Et kui siin võtta need sõnumid küsitlusest kokku, siis et tegemist on nii platvormi töö kui ka selle ettevõtte poolest kui ka platvormi töötajate mitmekesistumine. Et ta ei ole enam ainult see kohapõhine, just ka selle veebipõhise kõrgem oskuse töö kasv ka Eesti puhul. Kuidas seda Eesti puhul eriti tehakse, kõige hästi tüüpiline on siis ettevõtluskonto ja mida ilmselt kõik, kes selle valdkonna natukene uurinud ka ei ole tule üllatusena, et platvormi tööd tehakse siiski valdavalt muu töö kõrvalt. 90% inimeste jaoks, 90% inimestest kombineerib platvormi tööd mõne teise sissetulekuga. Kas siis töötamine või on siis pensionär, ehk ainult 10% jaoks vastandus on ainuke sissetuleku allikas. Ja tihti öeldaksegi, et see ongi siis vastus ka mingitele küsimustele, et kust tuleb sotsiaalkaitse. Sotsiaalkaitse tuleb siis tihti selle põhitöö kõrvalt.
aga noh, see on küsimus ka regulatsioonidest, et kas me peaksime seda 10% ka siis arvestama, et noh, nagu üks ettevõttes ka üks vastuargument, no see, et võib-olla regulatsioon peaks käima noh, tüüpilise töötaja järgi, mitte selle erindi järgi. aga noh, jällegi võib see erindite puhul räägime suurest arvust, võib-olla nad on ka olulised. Ja sotsiaalkindlustuse ebastabiilsus, tegelikult ravikindlustus oli noh, üldiselt kõige vähem teema, et suurem teema oli siin mingid muud asjad, näiteks õnnetuskindlustus. aga sageli see ravikindlustus tuleb lihtsalt mujalt ja noh, teemalises töötundides sunnitud ületöötamine, sissetulekute vähenemine, võib-olla ka viimasel ajal võrreldes varasemaga. ja jällegi see on natuke keeruline küsimus, noh näiteks üks platvorm ütles meile ka, et nemad väga täpselt järgivad seda olukorda, et nad nagu ei näe sellist probleemi, nagu meie siin tõstsime. aga jällegi see teema on keerulisem, et noh, üks argument on, et paljud inimesed töötavad erinevate platvormide kaudu, et võib-olla need suured töötunnid siis tulevad summaarselt üle erinevate platvormide. et siin on ka mitmed küsimused, mida me peame siit veel natukene täpsemalt uurima, et täpselt, mis see olukord on ja mida me siis soovitame. aga siitpoolt ma vist lõpetaksingi ja siis annaksin edasi sõna kolleegidele. Suur tänu. Minu meelest väga praktiliselt kõik sõlmteemad juba jooksidki siit läbi, aga annan kohe sõna edasi Kairele. Meil on küll üks küsimus, aga jätame selle hilisemaks. Nii, tervist. Mina siis räägin täna sellest, et kes need inimesed on ja kes Eestis platvormides teevad ja miks. Kõigepealt sellest, et mida me siis tegime. Meie uuring koosneb siis 53 intervjuust erinevate platvormi töötegijatega. Me rääkisime äpi taksojuhtidega, toidukullaritega ning veebipõhist tööd tegevate inimestega erinevates Eesti linnades ning veebi vahendusel. Meie valimis olid 45 meest ja 8 naist vanuses 19–70. Meie eesmärk oli siis kaardistada platvormitöö tegijate profiilid ehk siis aru saada, kes need inimesed on ja miks nad seda tööd teevad. Ja selle põhjal panime kokku persoonad, mis illustreerivad tüüpilisi platvormitöö tegijaid Eestis. Võtsime sealjuures arvesse inimeste sotsiaaldemograafilist tausta, nende motivatsioone, hoiakuid, muid tegevusi ja sissetulekuid. Kuidas tehakse siis platvormitööd, kes need inimesed on? Kui keskenduda siin inimeste tegevustele ja nende ajakasutusele, siis suures pildis saame eristada nende inimeste vahel, kelle jaoks on platvormitöö ainuke tegevus ja siis nende vahel, kes kombineerivad seda mingi muu tegevusega, nagu Jaan ka eelnevalt ütles. Et mõlemas kategoorias avaldub meile väga kirju pilt. Need, kes teevad seda mingi muu tegevuse kõrvalt, ehk siin vasakul pool, siis nemad teevad seda kas siis täiskohaga palgatöö, aga ka vahetustega või hooajalise palgatöö kõrvalt. Polügaamne töötaja tähendab siis siin seda, kui inimesel on kohati mitu täiskohaga tööd. Ja siin näeme väga erinevaid selliseid platvormide vorme, et siin on nii toidukullareid kui taksoteenust pakkuvaid, kui veebipõhist tööd tegevaid platvormide tegijaid. Platvormitööd tehakse ka ettevõtlusele lisaks. Näiteks kui oma ettevõttest ei saada veel mingil põhjusel piisavalt tulu, näiteks alles alustatakse ettevõtlusega ja ei ole võimalik endale veel palka maksta. Ajendiks siin on nagu põhiliselt ebakindlad sissetulek. Samuti tehakse platvormitööd õpingute kõrvalt. Eriti populaarne on see välistudengite seas, kellel on muidu keelebarjääri tõttu raske leida muud tööd ja kes hindavad paindlikkust. Selles kategoorias näeme paljud toidukullarid. Need, kellele platvormitöö on ainuke tegevus, aga mitte alati ainuke sissetulekuallikus, siis nende seas on inimesed, kes ei leia erialast tööd või mingil põhjusel ei soovi oma erialast tööd teha, kuna näiteks palk on liiga madal, eriti lihttööliste seas. Siis on grupp inimesi, kes teevad veebipõhist platvormitööd, näiteks disainerid või programmeerijad, kes teevad platvormide kaudu oma erialale vastavat tööd, tavaliselt rahvusvahelistel platvormidel.
meil oli ka pensionäre, nii vanadus- kui ka invaliidsuspensionil inimesi, keda leidsime just äpi taksojuhtide seast. Nad teevad seda, kuna ainult pensionist nad ära ei elaks. Ja siis on meil grupp inimesi, kes vajaks eraldi väljatoomist. Need on noored, kellel kohati ei ole veel erialast väljaõpet ja kes unistavad passiivsest sissetulekust. Ja sellest, et saaksid end tulevikus tööst vabaks osta. Selle nimel on nad nõus minema ekstreemsusteni ja töötama väga palju tunde päevas ja loobuma sotsiaalkaitsest, isegi kui võimalus selleks on olemas. Olen rääkinud inimestega, kes töötavad 12–16 tundi päevas iga päev, 7 tundi ja 7 päeva nädalas. Olen kohanud kullerid, kes töötavad kuni 16 tundi päevas, 7 päeva nädalas ehk siis 112 tundi, kuni 112 tundi nädalas. Nimetan neid turbokulleriteks. Nende eesmärk on teenida raha investeeringuteks, et hakata elama passiivsest sissetulekust. Aga kohtasin ka äpitaksojuhte. Nüüd tahan teile tutvustada suhteliselt, et paremini mõista siis või näidata, kes on siis need inimesed meie seas, kes teevad platvormi tööd. Et palun saage tuttavaks Andrese, Pärdi ja Ahmediga. Need on kõik fiktiivsed nimed ja fiktiivsed sellised profiilid. Nad kõik kombineerivad platvormi tööd mingi muu tegevusega. Andres on 40-aastane, tal on pere ja lapsed. Tal on täiskohaga palgatöö, aga kuna viimasel ajal on elu nii kalliks läinud, siis tuleb ta sellega ainult otsaga kokku. Sellepärast otsustas ta hakata õhtuti ja nädalavahetustel sõiduteenust pakkuma. Seda teeb ta umbes 35 tundi nädalas palgatööle lisaks. Ja sellest umbes 12 tundi reede öösel, kuna siis on kliente rohkem. Naine on samal ajal lastega kodus. Kokku palgatööga töötab ta umbes 75 tundi nädalas. Sotsiaalkaitse on tal palgatöö kaudu olemas ja sellepärast ta ei muretse. Pärt on 35-aastane Eesti rahvusest mees. Ta tahab käima saada oma startupi ja nokitseb umbes 20 tundi nädalas selle kallal. Aga kuna see ei too veel midagi sisse, siis töötab ta selle kõrvalt umbes 30 tundi nädalas toidukullarina, et katta oma jooksvad kulud. Ta teeb seda ettevõtluskonto kaudu, aga ei teeni piisavalt, et kvalifitseeruks ravikindlustusele, ehk siis ei saa selleks nõutud piirmäära kätte. Kuna oma ettevõtluse kaudu ei saa ta endale veel palka maksta, ei ole tal ka hetkel mingeid sotsiaalseid tagatisi nagu ettevõtluse kaudu, sealhulgas ravikindlustust. Ta sooviks rohkem sotsiaalseid tagatisi, aga hetkel ei ole piisavalt sissetulekut. Ahmed on 25-aastane tudeng Pakistanist. Ta on väga ambitsioonikas. Ta teeb Eestis oma teist magistrit ja näeb seda kui investeeringut tulevikku. Ta tahab kindlasti töötada oma erialasel tööl. Platvormi töö on tema jaoks ajutine nähtus, kuna see võimaldab õpingute kõrvalt paindlikult tööd teha. Kulleri töö ei nõua temalt eesti keele oskust, mida tal ka ei ole. Ta vanemad toetavad muidu küll ta õpinguid ja tal on ka endal natuke sääste, millest ta elab, aga ta ei taha olla täielikult sõltuvuses oma vanematest ja täielikult oma sääste ära kasutada. Tal on eraravikindlustus, kuna see oli Eestisse õpinguviisa saamiseks üks tingimusi. Ta töötab võimalikult palju tunde ja igal vabal hetkel näpistab ka uneajast. Niipea kui saab erialase töö, ükskõik kas Eestis või mujal, tahab ta edasi liikuda. Nemad on siis kõik inimesed, kes kombineerivad platvormi tööd mingi muu tegevusega. Nüüd saage võrdlemaks 4 inimesega, kelle jaoks platvormi töö on ainuke tegevus. Ma tutvustan teile Igorit, Markot, Anut ja Einorit. Igor on 35-aastane. Ta elab Narvas ja tal on keskeriharidus. Ta töötab kuni 14 tundi päevas ja 70–80 tundi nädalas toidukullarina, kuna ei leia Narvas erialast tööd. Ta on lahus ja tal on lapsed, ehk siis kulusid on palju. Ta püüab otsaga kokku tulla. Ta töötas algselt FIE vormis, aga hoolimata rohketest töötundidest ei jätkunud tal sissetulekust, et maksta avansilist sotsiaalmaksu. Ta oli sunnitud vahetama ja nüüd teeb ta seda tööd ettevõtluskonto kaudu. Aga ka seal ei saa ta vajalikku piirmäära kätte ja tal pole hetkel ravikindlustust.
rohked töötunnid on tingitud sellest, et Narvas on üha rohkem konkureerivaid kullereid, aga kliente pole piisavalt. Tema hüüdlause või moto on elan päev korraga. Marko on 22-aastane Eesti rahvusest mees. Tal pole erialast haridust, ta töötab nii kulleri kui äpi taksojuhina. See tähendab, et tal on kullerikott alati autos, et kui ei ole parajasti kliente, kellele taksoteenust pakkuda, vaatab ta, kas saab kulleriteenust pakkuda. Tema töötab 12–16 tundi päevas iga päev. See teeb siis mõnikord kuni 112 tundi nädalas kokku. Tema eesmärk on võtta platvormitööst maksimum ja koguda raha investeeringuteks, et ta saaks tulevikus endale elada passiivsest sissetulekust. Töötab OÜ kaudu, ta loobub teadlikult sotsiaalkindlustusest, see tähendab, et ta ei maksa endale palka, vaid kui vaja, võtab välja dividende, et saaks rohkem raha kätte. Pensionisammastesse ta ei usu, vaid tahab ise investeerida. Ja kõige tuttavaks Anu ja Einariga, kelle jaoks on platvormitöö samuti ainuke tegevus. Anu on 34-aastane kõrgharidusega Eesti rahvusest naine. Ta on vabakutseline disainer ning leiab tööotsi erinevatelt rahvusvahelistelt platvormidelt. Talle meeldib see töö, kuna see võimaldab tal elada osa aastast Portugalis, eriti talvel ja teise osa ajast Eestis. Talle meeldib see elustiil. Alguses oli tal sissetulek ebakindel ja seega polnud tal mitte iga kuu ravikindlustust. Nüüd on ta saanud oma kliendibaasi üles ehitatud ja ravikindlustus on ka pigem stabiilne. Siiski ei panustada pensionisammastesse piisavalt. Einar on 67-aastane Eesti rahvusest mees. Einar on kõrgharidusega insener, kes on vanaduspensionil. Pensionist ei piisa aga elamiseks, aga erialast tööd ta ka ei leia, kuna eelistatakse nooremaid inimesi. Tal on isegi öeldud, et on liiga vana. Einaril on aga olemas oma auto ja ta otsustas taksoteenusega endale sissetulekut teenida. Tal on ka palju aega ja töötab 8–14 tundi päevas. Vähem aga poleks seda tööd mõtet üldse teha, kuna siis ei jääks midagi kätte. Tariifid on langenud, autoga seotud kulud on kõrged, kliente on aga vähem ja juhte tuleb pidevalt juurde. Ta teeb seda OÜ kaudu. Sotsiaalkaitse peale täitle, ravikindlustus on tal pensioni kaudu olemas. Kui palju on meil siis neid Andreseid, Einareid, Anusid ja teisi platvormitöö tegijaid? Siin me püüdsime hinnata nende persoonade ligikaudset jaotust regulaarselt ehk siis vähemalt üks kord nädalas tegevate platvormitöö tegijate seas. Need arvud on hinnangulised, et näidata, kus on trendid. Kuna projekt on veel käimas, siis need arvud võivad veel täpsustuda. Siiski tahtsime näidata juba mingeidki trende ja ligikaudset jaotust. Need arvud on kokku pandud tüüpiliste parameetrite järgi, mis kerkisid esile intervjuudest ja võivad natuke erineda nüüd siis Jaani poolt esitletud küsitluse andmetest. Põhjus on selles, et mõned kategooriad on väiksemateks lahku löödud ja teistmoodi kokku pandud. Et mida me siis siin näeme? Me näeme, et meil on kõige rohkem Andreseid. Neid, kes teevad platvormitööd palgatööle lisaks, kuna need ei tuleks ainult palgast hästi toime. Ehk siis siin saame rääkida toimetuleku vajadusest. Toimetuleku vajadusest teevad platvormitööd ka Pärt, Igor ja Einar. Selle põhjal julgeme väita, et 91% platvormide tegijatest teeb seda toimetuleku vajadusest Eestis. Anu, Ahmed ja Marko teevad seda pigem enda valikust ja neid on kokku umbes 7%. Kokkuvõtvalt saame öelda, et me näeme platvormide tegijate seas toimetuleku vajadust, mis viib tihtipeale ületöötamiseni, sealhulgas nähtamatu ületöötamiseni, mis ei kajastu üheski statistikas. Meie uuring näitas, et meil on palju selliseid tööd rühkivaid, ma ütlen siin Vargamäe Andreseid, kes kannavad vapralt oma töökoormust, aga kes on lugenud Tammsaaret, teab, et selline töökoormus võib inimese teha kurjaks ja ei pruugi ka alati armastuseni viia, armastuseni töö vastu.
samuti näeme talentide ja erialase väljaõppega inimeste neelamist mitte erialastesse platvormitöödesse. Et küsimus, mis me peaksime esitama siin on, et kuidas vältida, et toimetulekusurve ei neelaks erialase väljaõppega inimesi tegema mitte erialast platvormitööd. Et kuidas kasutada Eesti inimressurssi targasti. Olen pikalt uurinud platvormitööd ja kui vaadata nüüd tagasi minevikku, siis platvormide tegijate motivatsioon ja olukord on paljuski muutunud. Kui 2020. aastal oli inimeste peamine motivatsioon teha platvormitööd see, et neile meeldis paindlik töö, nad tahtsid teenida mingile muule tegevusele midagi lisaks, et endale midagi toredat lubada, ehk siis palgatööga teeniti leib lauale ja platvormitööga vorst sinna peale, nagu kunagi mulle üks vastaja ütles, siis 2025. aastal on pilt sootuks muutunud. Et 2025. aastal on inimeste peamine motivatsioon teenida platvormitööga leib lauale. Ja põhjuseid on mitu. Juurde tuleb töötegijaid ja kliente ei jätku kõigile. Tasud on kohati langenud, eelkõige kohapõhistel platvormidel. Elu on aga kallimaks läinud, inimeste igapäevased ja tööga seotud kulud on tõusnud. Et küsimus ongi, et kas probleem siin on kalades või selles, et tiike ei juhita. Siin on väike vihje nii platvormide eneseregulatsioonile kui ka laiemale küsimusele, et milline regulatiivne raamistik tagaks siis ausa konkurentsi nii, et platvormitöö ei muutuks ellujäämisvõitluseks. Et mis siis teha? Et kas tasakaalustatud konkurents on võimalik, nii et jaguks tööd kõigile? Ja kui ühiskondlikult leiame, et platvormitöö peaks jääma ja kasvama, siis oleks meil vaja eelkõige sellist platvormitööd, kus inimesed teevad erialale vastavat platvormitööd. Näiteks vabakutselised spetsialistid. Ehk siis kas me tahame, küsimus on siin võib-olla, et kas me tahame rohkem Vargamäe Andreseid, kes rügavad tööd. Muidugi oli ka Kristjan Lible kevadest, tegi ka tööampse ja oli võib-olla natuke elurõõmsam. Aga kas me tahame siis rohkem Liblesid ja Vargamäe Andreseid või pigem rohkem Anusid meie ühiskonnas? Aitäh! Ja, suur tänu, väga hästi, väga kujundlik lõpp ja väga selgeks tehtud need dilemmad. Siin on üks tehniline küsimus tekkinud sulle, mille ma ära küsin, mis puudutab siis Ahmedi persona juures kasutatud terminit eraravikindlustus. Kas see on see, mida Tervisekassast saab üksikisik osta või pigem sa mõtlesid, eks ole, tegelikult vist ju erakindlustusfirmadest ostetavat tervisekindlustust? Minul on räägitud ainult eraravikindlustust rahvusvahelistelt kindlustusfirmadelt. Praeguni ei ole ma kohanud kedagi, kes on nagu meie Tervisekassast ostnud selle. Just, okei. Aga tempo hoidmiseks lähme edasi ja diskuteerime hiljem. Ma annaksin nüüd hea meelega sõnajärje edasi Merle Ericssonile, Tartu Ülikooli tööõiguse professor. Ole hea. Ja räägime natuke siis sellest, et kuna me jõudsimegi siia, et milline siis, kas ja kuidas seda tiiki tuleks juhtida, et millised hoovad meil praegu käigus on? Ja, tere! Et selle sama uuringu raames oleme teinud ka õigusanalüüsi ja väga suur roll on olnud ka siin õigusteaduskonna magistrandil Helena-Anna Septeril, nii et koos me selle analüüsi tegime. Nüüd see analüüsi eesmärk on olnud vaadata teiste Euroopa riikide regulatsioone ja praegu oleme vaadanud siis vaid kahest aspektist. Need on siis platvormitöö tegija õiguslik staatus ehk millises vormis platvormitöö tegija muudes riikides töötab. Ja oleme vaadanud ka tööalast kaitset. Tööalase kaitse all ma pean silmas siis seda, et kui platvorm ise annab töötegijale tagatisi näiteks miinimumpalga näol või tööaja piiramise näol või puhkuse näol ja siia alla läheb samamoodi ka siis kollektiivsemad tööõigused ehk siis, et kas on võimalik platvormiga suhelda platvormitöö tegijatel kollektiivselt, näiteks pidada kollektiivläbirääkimisi ja ühineda.
Õiguslik analüüs ei ole veel lõppenud, et tegelikult oluline osa sellest on veel ees, et teised ettekandjad siin täna mainisid ka sotsiaalkindlustuspoolt ehk siis seda, et kas ja kuidas tagada platvormitöötajale kindlustus haiguse, vanaduse, töötuse puhul, et see teema on meil uurimisel veel ees ja lisaks me vaatame õiguslikult ka seda, et kas võiks olla platvormitöötaja nii-öelda kolmas töötegijate grupp ehk siis töötaja ja ettevõtja vaheline töötegija vorm ja kui võiks olla, et siis milline staatus ja õigused temal võiks olla. Nii et see on siis see, mis meid ees ootab. Ja siin on nimetatud need riigid, millede õigust me oleme uurinud. No riikide valiku aluseks on olnud see, et kus üldse on midagi reguleeritud. Oleme vaadanud ka arvamusi ja kirjandust nende regulatsioonide kohta ja oleme tegelikult vaadanud ka päris palju vaidlusorganite praktikat, kuidas on siis just selles osas, et kuidas on platvormitöö tegija õiguslik staatus määratletud. Nüüd aga sisuliste teemade juurde ja kõigepealt siis väike tutvustus selle õigusliku staatuse kohta, et miks see üldse nii oluline on, et milline on platvormitöö õiguslik staatus. No ta on sellepärast oluline, et sellest õiguslikust staatusest sõltub see, et milline on tema õiguslik seisund või millised tagatised on sellel platvormitöö tegijad. Et kui ta on töötaja, siis ta on väga kaitstud tööseaduste alusel, aga kui ta on iseseisev ettevõtja või nagu me oleme nimetanud ka iseenda tööandja, et siis tavapäraselt iseenda tööandjatel, ettevõtjatel sellist kaitset ei ole või nemad peavad ise tagama endale siis piisava sissetuleku ja kindlustuse. Nüüd, kui me neid riike uurisime, siis võib jagada need riigid kaheks ja valdav osa riikidest lähtub siis platvormitöö tegija määratlemisel tavapärastest kriteeriumitest. Ehk siis uuritakse või vaadatakse seda, et kas see platvormitöö tegija allub platvormile või mitte. Seal on omad täpsemad nüansid juures. Põhimõtteliselt vaadatakse eelkõige seda, et kas siis töö tegemise aeg, koht ja viis on määratud platvormi poolt või siis selle määrab töötegija ise. Kui see on määratud platvormi poolt, siis ta on alluvussuhtes ja ta on töötaja. Nii et see on tavapärane, et ei ole siin täiendavaid kriteeriumeid enamikes riikides. Võib-olla see olukord muutub, kuna riikide teatavasti võtavad praegu kõik üle platvormitöö direktiivi ja võib-olla sellest lähtuvalt siin siis tekib ka terviklikum pilt ja riigid selles osas midagi muudavad. Aga mõnes riigis, täpsemalt Belgias, Hispaanias, Kreekas ja Portugalis on siis kehtestatud õigusaktidega täiendavad kriteeriumid platvormitöö tegija staatuse määratlemiseks ja tavaliselt on siis nii, et kui osa või kõik need kriteeriumid on täidetud, siis loetakse, et tegemist on töötajatega, mitte siis iseseisvate ettevõtjate või iseenda tööandjatega. Nüüd mõned näited ka nendest kriteeriumitest, mida siis tõepoolest kõikides nendes riikides on kasutatud ühes või teises sõnastuses ja kõige olulisem on siin jah see algoritmilise juhtimise kasutamine, et võib-olla see on ka selline kõige ebamäärasem komponent selle töö tegemise juures, et kuidas see juhtimine siis tegelikult toimub. Kasutatakse siis selliseid tehnoloogilisi lahendusi, mis siis jälgivad ja teevad otsuseid platvormitöö tegija kohta. Ja see on selline uudne aspekt, mida võib-olla tavapärase töö juures ei ole niimoodi kasutatud. Nii et see on selline kõige peamine või eriline aspekt. Ja rõhutatakse jah seda, et see võib olla uus ja tundmatu, aga lisaks sellele, et teine inimene juhib ja kontrollib tööandja esindaja, siis töötajad, et see võib samamoodi väga hästi toimida ka siis sellise algoritmilise juhtimise kaudu.
Nüüd need muud või 4 järgnevat aspekti, need on tegelikult üsna sarnased sellega, mis on ka tavalise töölepingu töötamise puhul, näiteks konkurentide ehk siis teiste samalaadses valdkonnas tegutsevate platvormide jaoks töötamise keelamine. Võib olla ka siis määratud, kuidas seda tööd peab tegema, näiteks on antud reeglid, kuidas peab klientidega suhtlema, millist riietust peab kandma, millist marsruuti peab valima ja nii edasi. On määratud ka tööaeg, kas või siis selle kaudu, et platvormi töö tegija ei tohi keelduda, kui ta on juba platvormi sisse loginud, ta ei tohi keelduda siis nendest töödest, mis talle ette antakse, või see keeldumise määr võib väga väike olla, nii et tal ei ole tegelikult endal valikuvabadust ja siis ka töötasu määramine toimub platvormide poolt. Et need on siis mõned näited, millised need täiendavad kriteeriumid on. Siinkohal ma pean aga ütlema, et tegelikult nendel kriteeriumite määratlemisel on ka vähemalt 2 riigi praktikas olnud oluline mõju, Belgias ja Portugalis, kus siis kui varasemalt platvormi töö tegijaid määratleti kui iseseisvaid lepingupartnereid või iseendaid tööandjaid, siis need kriteeriumid on osutunud kasulikuks siis vaidlust lahendavale organile, nende teadmine on läinud suuremaks, et mida tähendab algoritmiline juhtimine ja kuidas see tegelikult siiski platvormi töö tegijat mõjutab ning on muutunud kohtupraktika lähtuvalt sellest, et kui varasemalt loeti siis teatud platvormi töö tegijaid iseseisvaks lepingupartneriteks, siis nüüd on nad määratletud töötajatena. Nüüd mul eraldi slaidi küll ei ole selle kohtupraktika kohta, aga just töötaja staatuse määramise osas on ju olemas kümneid kohtu ja muude vaidlusorganite lahendeid Euroopas ja valdavalt siis nende lahendite järgi on platvormi töö tegija töötaja. Et suur osa nendest lahenditest on siis määratlenud platvormi töö tegijat töötajaks ja tähelepanuväärne, mis on võib-olla ka meile lähedane, on siis Soome Wolti kaasus käesoleva aasta maikuust, kus siis ka Soome kohus on jõudnud seisukohale, et Wolti kuller on tegelikult töötaja. Nii et ma kipun arvama, et kui ka Eestis meil vaidlusi küll ei ole sellel teemal, et milline platvormi töö tegija staatus on, aga kui Wolti kulleri kaasus meil tekiks, ma kipun arvama, et see laheneks meil samamoodi, et tegemist on ikkagi töötajaga ja see on selline väga hea ja väga põhjalik kohtulahend, kus siis ma arvan, et ka Eesti kohtud saaksid väga palju ideid, mida seal uurida või analüüsida, sellepärast et töö tegija kindlaks määramise kriteeriumid on Eestis ja Soomes siis ühesugused. Nüüd aga, nagu Eesti juurde ma juba jõudsin, siis olukorrast Eestis. Meil on siis põhimõtteliselt see regulatsioon olemas, mida siis peab silmas ka platvormitöö direktiiv, ehk siis üldiselt meie töölepingu seadus eeldab, et kui inimene teeb teisele isikule tööd tasu eest, siis tegemist on töötajaga, kes töötab töölepingu alusel. Meil on meil ei ole täiendavaid kriteeriumeid platvormitöö tegija määratlemiseks. Ja küsimus on nüüd siin, et kas siis on vaja neid täiendavaid kriteeriumeid kehtestada. Meie uuringu seisukohad on välja kujunemisel, aga üldine mulje praegu on selline, et piisab ilmselt sellest olemasolevast regulatsioonist. Küll aga võiks siis olla selline mitte siduv selgitus või juhis, näiteks nagu on Itaalias, mis siis annab suuniseid või just selgitab lahti, et kuidas siis see platvorm või kuidas selle algoritmilise juhtimise kaudu töötajad või töötegijad siis juhitakse, kontrollitakse, et see ei oleks midagi võõrast, vaid siis praktikas ka saaksid nii platvormid aru kui ka platvormi töötegijad aru, kui ka õiguse rakendajad aru, et mida see juhtimine ja kontroll siis platvormi töö tegemise raames tähendab.
nii, ja nüüd lühidalt ka uuringu teisest osast, see puudutab siis tööalast kaitset. Ja esimene osa siin on veel omakorda kitsamalt, me vaatame töösuhtes, selles individuaalses töösuhtes, see tähendab seda, et kas mõnes riigis on antud siis platvormile kohustus anda mingisuguseid tagatisi platvormi töö tegijale selle suhte raames. Õigusaktiga üldiselt me seda ei näe, et oleks õigusaktiga neid tagatisi antud, neid on, aga neid on suhteliselt vähe ja suhteliselt väheste tagatiste osas. Et kui see kaitse nüüd on olemas, siis üldistatult saab välja tuua jah, et on tööohutus ja töötervishoid, mis on tagatud, ehk siis, et ka platvormi töö tegija, kes ei ole töötaja, et tema siis saaks töötada siis ohututes ja siis tervislikes töötingimustes. Mõningaid regulatsioonid puudutavad ka seda, et platvormi töötegijat siis peab koolitama, andma talle arenguvõimalust. On siis ka juhiseid selle kohta, et peab olema arusaadav, kuidas siis see platvormi töö tasu kujuneb, et peab olema see läbipaistev ja arusaadav, et selle kohta oleksid töötajatele antud selged teadmised. Aga rohkem nüüd on kaitset antud kollektiivlepingutega ja neid on siis tõepoolest päris palju Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Rootsis näiteks. Ja tõepoolest, kui nüüd vaadata neid valdkondi, et mida on reguleeritud või milles on siis platvormid ja platvormi töötegijad kokku leppinud või siis ka ametiühingud, kes on võtnud liikmeks platvormi töötegijad, või on see siis see toimunud see tingimuste kehtestamine ka selle kaudu, et mingis valdkonnas näiteks teatud kullerite osas kehtib töötajatele siis sektori kollektiivleping ja seda on laiendatud ka platvormi töötegijatele. Et kui neid valdkondi vaadata, siis nad on ikkagi just sarnased sellega, mis töötajatele antakse. Ikkagi väga oluline töötegija jaoks on alati siis see tööaja piiramine, vähemalt siis mingisuguse minimaalses määras tasu saamine, puhkuse saamine ja nii edasi, et neid aspekte, mida on puudutatud, on päris palju. Ja nüüd veel teine osa on siis kollektiivsetes töösuhetes. Siin on näha, et siin on siis silmas peetud ja ühinemist ja kollektiivläbirääkimiste pidamist, kollektiivlepingute sõlmimist ja töövaidluste lahendamist, ka streikimise õigust. Üldiselt siin on küll jah üksikud riigid, Kreeka ja Prantsusmaa, kus on päris sõnaselgelt seaduse normiga öeldud, et platvormi töötajal on need õigused olemas. Samas juttu just oli, et selliseid tagatisi antakse väga palju kollektiivlepingutega, et kuidas nende kollektiivlepinguteni siis on jõutud. Ongi jõutud siis selle kaudu, et nad on kas ühinenud või ametiühingud neid toetavad või on neile laiendatud kollektiivlepingud, nii et selle kaudu on saanud siis platvormi töötajad ka kaitset. Nüüd mõne sõnaga ka olukorrast Eestis, et Eestis on tavaline see ikkagi, et töötaja, kes töötab töölepingu alusel, tema on kaitstud, et üldiselt kui inimene on ettevõtja või iseenda tööandja, siis seal kaitset tavapäraselt ei ole. Nüüd platvormi töö direktiiv mõjutab ka algoritmilise juhtimise valdkonnas neid töötegijaid, kes ei ole töötajaid, ühesõnaga see algoritmilise juhtimise läbipaistvuse tagamine, info andmise sellel teemal, see on direktiivi järgi ette nähtud kõikidele, nii töötajatele kui iseenda tööandjatele. Ja nüüd Eestis, mida võib selgelt välja lugeda ametiühingute seadusest, et ametiühingutesse ühinemine on vaba, seal ei ole mõeldud, et ainult töötajad võiksid olla ühingu liikmed, nii et sealt tuleb selgelt ühinemisõigus.
noh, kui sealt hakata kaudselt tõlgendama ja vaatama, siis võib-olla sealt võiks tulla ka kollektiivläbirääkimiste õigus, aga noh, kollektiivlepingu seadus räägib küll ainult töötajatest, kes siis tööandjaga kollektiivläbirääkimisi peavad ja kollektiivlepinguid sõlmivad. Siin veel kord, ka siin on meil arvamus veel kujundamisel, aga noh, teistes riikides on nüüd hästi küll töötanud see kollektiivlepingute kaudu tagatiste andmine, et seda võiks meil kaaluda. Kuigi noh, ka Eestis ei ole no, väga palju kollektiivlepinguid, me ei ole selline suur kollektiivlepingute maa, aga tõesti, et võiks kaaluda, et sõnaselgelt ikkagi anda platvormitöö tegijatele ka kollektiivläbirääkimiste õigus. Nii, see on kõik minu poolt. Ma tänan tähelepanu eest. Suur aitäh sulle ja ma olen mõne koha peal ise pisut segaduses, aga ma jõuan seda kõike ka siin selgitada. Ma ühe kiire küsimuse küsiksin su käest, et kui nüüd Eestis läheks ka siis mõni platvormitöötaja kohtusse, nii nagu Soomes oli see Wolti juhtum, millest sa rääkisid, kus siis tunnistati see õiguse otsija töötajaks, mis siis juhtuks, mida siis Wolt edaspidi teisiti tegema peaks, kui selline kohtulahend ka Eestis tekiks või mida ka teised platvormid siis edaspidi teisiti tegema peaks? Nad peaksid muutma siis oma töökorraldust, kui nad ei taha, et need kullerid oleksid töötajad, et siis nad peaksid andma neile rohkem iseseisvust. Kas ainult Wolt või see laieneks kõikidele platvormidele, kus siis, mis töötajaid kasutavad? Ja no põhimõtteliselt küll see sõltub muidugi ka nendest kokkulepetest platvormide ja platvormitöö tegijate vahel, et milline vabadus on platvormitöö tegijal, et kas ta siis on nii-öelda allutatud platvormile või tal on väga suur iseseisvus oma tegevuse korraldamisel ja kui tal see praegu on juba olemas, siis võib öelda, et ta on juba praegu iseenda tööandja, et ta ei pea olema töötaja alati, see platvormitöö tegija. See sõltub sellest, kuidas see töö on korraldatud. Okei, jäi küll pisut ka veel natukene üldiseks, aga jõuame. Maarjo, sa tahad sõna sekka öelda? Ja ma tahtsin tegelikult, et võtaks kohe võib-olla alguses, enne kui üldised küsimused tulevad ära, et vaata, me võtsime just Riigikogus vastu töölepingu seaduse muudatuse, millega me tekitsime sellise asja nagu paindliku tööaja. Ehk kui vaadata seda statistikat, mida siin on käsitletud, et enamus platvormitöö tegijaid teevad seda vahemikus, noh, põhimõtteliselt töökoormuse mõttes kuskil veerand kuni pool, siis tegelikult see läheb täpselt selle paindliku tööaja seadusandluse alla, on ju. Et tegelikult see, noh, kui seal oli üheks põhiliseks nagu murekohaks, mida on olnud, ütleme, sektoril, just seal platvormitöö pakkujate poole pealt on see, et nad ei tahaks, et või ütleme, ka paljud nendest platvormitöö tegijatest ei taha hakata täistöökohaga tööle. Et siis tegelikult see paindliku töökoha või paindliku töölepingu seadus, mis võimaldab alates vist 10 tunnist nädalas seda rakendada, et kas see tegelikult juba ka nagu osaliselt aitaks nagu seda vaheelementi nagu lahendada nendes kohtades, kus tegelikult inimesed võib-olla tahaksid või vajaksid endale seda ütleme, mõningaid just kindlusi. Ja noh, muidugi siin eraldi kohana jääb eraldi üles see, et need, kes tõesti teevad seda muude tegevuste kõrvalt, kus neil on kõik sotsiaalsed tagatised olemas, pensionidest jooksevad, et noh, jätta sinna ka mingi paindlikkus sisse. Et ma just mõtlen, et kas selle nagu vähemuste osa, kes teevad seda nagu sellepärast, et nad peavad ja teevad seda endiselt küll ainult mingi osa koormusega, et kas nende jaoks võiks hiljuti muutunud regulatsioon nagu mingi osa nagu juba ära lahendada? Nii, ma usun, et sellele oskab ilmselt Ulla kõige paremini vastata, aga Merle, kuna sa just ühesõnaga kõigepealt annaks sulle võimaluse. Ja no ma mõtlen seda, et kas siis noh, ikkagi põhimõtteliselt nad peaksid olema olemuslikult siis töötajad või alluvussuhtes töötegijad ja noh, see on teil täiesti omaette vaidlus tuleks siis pidada, kas nad siis noh, nagu ka Kaire tõi välja, et neid väga või Jaan tõi, et nad ei peagi olema töötajad, neid see väga ei huvitagi. Nii et noh, kas see nagu midagi päästaks siis tegelikult, et nende staatus tuleks eelnevalt siis paika panna. Nii, jah, ma olen ka aru saanud, et see paindliku tööregulatsioon, mis just
jõustus, et see ikkagi on tööandja ja töötaja vaheline suurem paindlikkus on ju, sellisel juhul me peaksime rääkima töötajatest. Ma nüüd juhataksin Ulla sisse ja siis läheks selle diskussiooniga pärast edasi. Ja väga tore, Ulla, et sa saad meiega siin täna olla. Ja ma pean ütlema, et mina olin ikkagi suures hämmingus, kuuldes kõigepealt siis juba jupp aega tagasi seda, et Euroopas on vastu võetud platvormitöö direktiiv, mis vaikimisi ütleb, et kõik platvormide kaudu töötajad on võrdsustatud töötajatega. Ja siis pärast kuuldes sinuga vesteldes, et Eestis õigupoolest õigusloomes midagi suurt muuta ei olegi vaja, et seda direktiivi Eesti õigusesse üle võtta. Et minu peas need kaks asja ei jooksnud hästi kokku. Et ongi siis sõna sinul kommentaariks, kas ja mida nüüd siis nii selle direktiivi ülevõtmise käigus kui ka võib-olla siis need mured, mis siin esile tulid eelnevates ettekannetes, mida siis nüüd Majandusministeerium, töövaldkonna eest vastutav ministeerium tegemas on ja mis samme astutakse. Aitäh, Tia, ja aitäh meie teadlastele väga huvitavate ettekannete eest, et mainin korra, et mina võib-olla seda platvormitöö direktiivi sellisena ei näe, et ta seaks eelduse, et kõik töötegijad on, platvormide kaudu töötegijad on töötajad. Ja seetõttu tõesti ka meie omavahelises vestluses ma olen viidanud, et Eesti võtab üle direktiivi nii nagu praegusele valitsusele või praeguse valitsuse suunis on miinimumina ja sealt, kuivõrd direktiivis ei ole neid täiendavaid töö tegemise eelduseid, et millal on tegemist töötajaga, siis me kavatseme kindlasti lähtuda kehtivast Eesti õigusest, Eesti töölepingu seaduses olevast töötaja tööandja suhte definitsioonist. Aga kui korra nagu laiemaks tagasi minna, et siis Majandusministeeriumi vaatest platvormid on meile hästi olulised, et praeguse valitsuse kaks sellist võtmeteemat on julgeolek ja majanduskasv ja me kindlasti näeme neid platvorme just selle majanduskasvu üheks siis osaliseks. Ja ilma varjamata, et me tahame ju, et Eesti ettevõtetel läheks kenasti, läheks paremini, neid tuleks juurde, me teame, et enamik on meil mikro- ja väikeettevõtted ja nemad on ka olulised, aga sellised lipulaevad, need ükssarvikud on ka ikkagi Eesti eduloo ühed osad, ehk siis ilma varjamata Bolt on meie, ma arvan, majandusele ja ka meie sellisele Eesti eduloole üks võtmetegijatest. Aga minu valdkonna vaade, just see töö- ja võrdsuspoliitika, et mina lähenen sellele majanduskasvule läbi inimese ja hea meel oli ka täna just nendes ettekannetes kuulda seda inimese vaadet, et mida me ju tahame, on see, et Eesti inimene oleks terve, tal oleks õiglased töötingimused, ohutu töökeskkond ja ta panustaks tööjõuturul võimalikult kaua ja ta panustaks sellises töös, mis tooks jälle seda majanduskasvu. Ehk et ta töötaks tööl, et ta on kõigepealt omandanud eriala ja oskused kõige kõrgemal tasemel, mis on tema võimete kohane ja siis, et ta panustaks ka vastaval töökohal, kus neid oskusi ja haridust on vaja. Ja kui nüüd võttagi siis kogu platvormi temaatika, et küsimus ongi selles, et kas ja mis on siin need probleemid inimese vaates. Et näiteks, kui siin käis läbi, et see Igori ja Marko näide, et need eriti, kes teevad siis seda püsitöökohana või põhitöökohana, et kas ja mis on nende alternatiivid, et kas see platvormi kaudu töötamine hoiab siis teda kuidagipidi lõksus sealt, et ta ei saa sealt välja või pigem me peaksime just nägema platvormi selle kohana, mis annab talle oskused, teadmised ja võimaluse näiteks vaesuslõksust siis ütleme otse välja rabeleda. Kui me, sest Eesti ühiskonnas, kui me vaatame ka pikemat perspektiivi, siis minu jaoks üks murekoht on just see polariseerumine, nii ühelt poolt võib-olla erinevate väärtuste polariseerumine, mis on natuke teine teema, aga just ka see vaesumine ja ebavõrdsuse kasv on ju läbi selle, mis räägitakse, et need mingi kesktase justkui kaob ja meil suurenevad siis need äärmused, et see kindlasti ei ole hea ja me peame vaatama siin, et kuidas just neid
nõrgemaid ühiskonnagruppe siis aidata ja kaitsta. Ja kas ja mida siis on muuta vaja, et tänastest ettekannetest tuli võib-olla huvitavalt välja, et kui varasemalt olen ka mina arvanud, et üks suur küsimus on ravikindlustus, et pigem ma sain isegi Jaani ettekandest nagu aru, et see võib-olla ei olegi nii suur murekoht, sest mis me ise oleme näiteks vaadanud just töötuskindlustuse vaatest, et kes siis on need inimesed, kes on ilma kaitseta, siis tuleb ikkagist esile just see paralleelsuhete temaatika, et tihti on ühel inimesel mitu lepingut, ta tegutseb mitmes eri vormis, tal võib olla siis neid juriidilisi kehasid kui ka siis töölepinguline suhe või võlaõiguslik suhe ja mingi suhte alusel ta on ikkagist siis kaitstud. Ja lisaks, et me vaatame täna ju otsa riigina ka Tervisekassa miinusele, ehk siis kui räägitakse sellisest sotsiaalkaitse laiendamisest, näiteks ravikindlustuse laiendamisest, siis ma täna väidan, et ravikindlustuse saamine on ikkagist piisavalt lihtne, läbi selle, et sul on siis see vastav leping, sa võid ka ise, olles juriidilise keha loonud, endale selle lepingu sinna tekitada, maksta ära see miinimummakse ja sa saad endal selle ravikindlustuse või sõlmida eraturul. Et eks küsimus on jälle selles valuläves, et millegipärast need töötegijad, ka platvormi töötegijad näevad, et see summa on siis liiga suur või ei tasu ennast ära ja seetõttu nad ei võta seda kulu endale sisse. Et see on jälle sellise vaesuse küsimus, mitte niivõrd selle küsimus, et kas on nagu ligipääs, et justkui ei oleks neid valikuid või et justkui ei oleks üleüldse seda ligipääsu kindlustusele. Ja eraldi küsimus on see tööaeg, et enne see surnuks töötamine, et tegelikult ka täna on ju võimalik ka töölepingu puhul, et üks füüsiline inimene võib endale sõlmida teoreetiliselt mitmeid lepinguid. Osad seda ka teevad, muidugi tööohutuse mõttes ei ole see mõistlik. Aga et küsimus on, et kes see siis vastutab ja mis on näiteks, kui ettekannetest tuligi läbi, et on väga tervitatav, et osad platvormid ju püüavadki ka panna piiri selle peale, et see teenuse osutaja mitmeid tunde ta võib teha, aga Uberil on raske tagada, et sellel näiteks taksojuhil ei oleks siis paralleelselt lahti ka Bolti äppi ja siis ta paneb sealt on ju sama palju tunde ette edasi. Ja võib-olla teine vaade veel, et kui me räägimegi siis sellest, et nad ei ole töötegijad, vaid nad ongi iseseisvad ettevõtjad, et siin juba see vestlus läheb pigem võib-olla sinna konkurentsiõiguse maailma, et kas need platvormid on mingil viisil nagu monopoolses seisundis, minu teada täna ükski platvorm päris selliselt ei ole, aga me teame ka näiteks, kirjanduses on ju palju kirjutatud, et kui Uber siseneb turule, et siis ta lööbki need hinnad hästi pikalt alla, põhimõtteliselt kasutatakse dumpingu metoodikat, et siis väiksemaid tegijaid ja teisi välja süüa ja siis jälle nagu hindu näiteks kergitatakse, aga kas siis see taksojuht sealt tingimata võidab, et võib-olla mitte. Ja küsimus siis jälle, et see pisikene ettevõtja versus suured ettevõtted, et kas sellel väiksel teenusosutajal, et mis tal see valik on, et kui tal see valik ongi ainult, et ma jätkan siin töö tegemist, aga väiksema nagu tasu eest ja nagu vaes on niimoodi pikas perspektiivis ja mul ei ole siit lõksust mingit viisi välja saada, et see on kindlasti probleemkoht, aga võib-olla mitte siis probleem, mida läbi tööõiguse tingimata lahendada. Et kokkuvõttes ministeeriumi vaates platvormid on kindlasti siin, et jääda. Mina arvan, et platvormi töö on siin, et jääda. Et väga hea, et te toote välja need erinevad murekohad, erinevad persoonad. Et sealt pealt siis, kui teil on ka kogu see uuringu tulemus on valmis, et siis saabki vaadata, et kas ja kuidas platvormid aitavad kaasa sellele minu eesmärgile, mis on need terved, targad, tublid töötajad, kes hästi pikalt ja võimalikult tootlikult panustavad Eesti tööellu ja mida seal selles osas tuleks ära teha. Et tänaste plaanide kohta siis alguse juurde tagasi jõudes, et minu töölaual on tõesti see platvormi töö direktiivi ülevõtmine, mis Merle räägitust puudutabki kõige rohkem seda algoritmilist juhtimist, sest et sellises töötaja-tööandja suhte definitsioonis mina täna ei näe, et lähiajal me oleksime midagi muutmas. Muidugi oleme avatud, kui peaks tulema mõni huvitav kohtulahend. Aitäh, minu poolt kõik!
aitäh, ma kohe kiiresti siia otsa ühe lühikese küsimuse. Kas neid huvitavaid kohtulahendeid, kas näiteks peaks kuidagi siis mingit kollektiivhagi püüdma eest vedada või siis vähemalt see, mida Merle viitas, et kollektiivlepingu õigust ikkagi täna iseendale tööandjatel ei ole või et kuidagi nad selleni veel meie õigusruumis jõuda ei saa. Kas need kaks asja äkki oleksid siis need hoovad, mõistlikud hoovad, kui me tõesti ei suuda kõigile ravikindlustust anda, milles ma pigem kaldun nõustuma, et seda me jah ei suuda. Ma ütleks, et riik kindlasti ei hakka inimeste eest otsustama, et kas oleks vaja mingit hagi esitada, et see peab tulema ikkagist inimeste endi poole pealt. Et kui ka siin uuringust ju tuli pigem välja, et need, kes teenust osutavad platvormide kaudu, ei näe ennast ka töötajatena, mistõttu miks peaks riik neid kuidagi survestama ennast mingis teises rollis nägema ja tööandja või siis selle platvormi kaudu, kes seda töö tegemist võimaldab, sinna nende vastu nagu kohtusse minna, et see peab tulema ikkagist inimeste nagu endi seest see tõdemus või nägemus, et siin on mingi ebaõiglaselt koheldud ja tegelikult on tegemist töösuhtega minu hinnangul. Ja mis puudutab kollektiivsust samamoodi, et kui erinevate platvormide vahenduselt teenust osutavad inimesed peaksid nägema ennast kui kollektiivi ja soovima kollektiivlepinguid sõlmida, siis ma arvan, jälle Eesti ühiskonna arengu seisukohalt oleks see hästi tervitatav, aga ma kahtlen siin jälle selles riigi või ministeeriumi rollis sellise asja algatajana, et taas, et ma näen, et see peaks pigem tulema nende platvormi kaudu töötegijate endi seest see soov. Viimane aeg anda sõna Mariole. Kuidas see kõik paistab majanduskomisjoni vaatepunktist ja tegelikult me ei peagi, ütleme, see tööõigus ja töötajate õigused, kuhu me nüüd praegu sügavale sisse läksime, aga platvormidel on ka muid efekte Eesti majandusele, tootlikkuse tõstmise efektid. Ma tean, et oma varasemas elus oled sa püüdnud ka ühte platvormi käivitada, käivitasidki. Et võib-olla pisut sellest kogemusest, millisena sa näed platvormide rolli Eesti majanduses ja muidugi ka kommentaar selle kohta, et kas meil on probleemid platvormitöötajate kaitsega või ei ole, see on ka omal kohal. Ja aitäh. No selles mõttes, et ma arvan, et siin ongi mitu erinevat paralleelset elementi, mida omavahel balansseerida. Et igal juhul need platvormi töövahendid annavad lisapaindlikkust, annavad lisavõimalusi ja nad kindlasti võimestavad väga paljusid inimesi tegema asju, mida ütleme täistööajaga või ütleme kasvõi osakoormusega töötades minna veel teisele osakoormusega tööle, eriti kus need kohad peaksid vahetuma, no see on tohutu nagu hässel, kui sa hakkaksid seda tõesti tegema nagu niimoodi pidevate töölepingute muudatustega. Et ma saan sellest nagu aru ja see kindlasti tekitab juurde uusi võimalusi. Lihtsalt kõikide nende puhul mingil määral peab ka jälgima seda, et tahes-tahtmata eraettevõtluses eesmärk primaarne on ju maksimeerida kasumit. Seal võib tekkida kohti, kui õigusruum seda lubab, võidakse seda ära kasutada niimoodi, et mitte kõik, kes selles nagu osalevad, ei tee nagu tarku otsuseid ja jäävad kuhugile hammasrataste vahele. Ja tehaksegi enda tervise arvelt, mis selles mõttes võiks ju mõneti öelda, et on inimese enda vaba tahe ja otsus, aga lõpuks, kuna meil on jagatud tervishoid, mis on solidaarne, siis kui me lõpuks peame neid kokku lappima palju keerulisematest olukordadest, siis see läheb ka ühiskonnale nagu rohkem maksma. Et ma arvan, et seal on vaja natukene leida seda nagu tasakaalupunkti ja mõelda välja, mis need on, sest kui me vaatame ka seda uuringut, kus oli ära toodud nagu need osakaalud, siis tegelikult tõesti väga suur osa platvormide tegijatest ei ole see probleem. Seal on palju neid, kes teevad seda muu töö kõrvalt, neil on tegelikult sotsiaalsed tagatised, asjad olemas, siis ei ole see probleem. Ja ma arvan, et seal kindlasti ta nagu tõstab seda tootlikkust, ta tõstab nagu innovatsiooni kaudu majandusest nagu rohkem seda võimalusi ja see on igati okei. Nüüd küsimus on nendes, kes teevad seda väga suures koguses tundides, teevad seda sellepärast, et nad muidu ei tule rahaliselt toime ja nemad tegelikult ka väga suure tõenäosusega vabatahtlikult ei lähe seda ravikindlustust ja muid asju võtma, sest see on kulu nende jaoks. Aga kasvõi sellest samast kogemusest, mis mina tollal nägin, mina ka efektiivselt, ma tegin küll platvormi, aga ma
tegelesin põhiliselt autode rentimisega, see ja noh, ma teadsin, et seda kasutatakse nagu selles mõttes taksondus ja muu tegevuses. Aga see, mis kujul keegi seda tegi, see oli iga nagu rentija nagu individuaalne valik, kellel oli selleks, oli oma FIE või oli oma osaühing või tehti seda eraisikuna. See, kuidas nad pärast seda maksudega majandasid, kuidas nad ravikindlustust tagasid, see oli tõesti nagu nende enda nagu teha. Mina tegelesin ainult autorendiga. Aga noh, ma nägin sealt seda tegelikult, et tegelikult on seal probleemseid kohti, kus inimesed prioritiseerivad kasumit ja raha sellele, mis see tegelikult tähendab nagu tervisena. Ja siis, kui tuli Covid, mis tegelikult on ka see, kus ma enam-vähem selle tegevuse lõpetasin, kui tuli Covid peale ja riik hakkas andma nagu hüvitisi ja tagatisi neile, kes olid nagu makse maksnud, ravimikindlustuse asju maksnud, said nagu mingisuguseid garantiisid, siis need inimesed kõik, kes olid seal üritanud võib-olla nihverdada kuskil hallis alas, jäid kõigest ilma ja neil ei olnud seda tagatisi, mida riik oleks neile andnud. Ehk siis väga tihti inimesed ei mõtle ette nendesse asjadesse. See võib tähendada seda, et riik peab aeg-ajalt natukene neid vähemalt suunama, et noh, siin võib-olla tõesti tasuks nagu mõelda, kas meil on olemas ka paindlikkust, kui me hakkame niikuinii reformima ka tervisesüsteemi. Et kas meil on seal ka mingisugust paindlikkust, mida sisse tuua niimoodi, et nad oleksid võimelised mingisugusel kujul ikkagi nagu panustama oma nagu tervisesüsteemi, sest noh, ilmselgelt meil on see ka palju laiem teema, sest täpselt samamoodi mingi platvormitöö, kõik needsamad online platvormid tekitavad ju ka konkurentsi küsimusi, et klassikaline taksondus versus platvormi taksondus, noh, on nüüd enam-vähem nagu hakanud paika loksuma, võttis küll päris palju aastaid aega, et sinna jõuda, aga see on enam-vähem hakanud paika loksuma. Sama, kui me võtame hotellinduse ja mingid bookingud ja Airbnb-d, on ju, seal on meil ka tohutu nagu see kääride teema, et noh, see platvormidel on nagu erinevad teemad. Ma arvan, et lõviosas 80-90% on see platvormindus hea ja me peaksime üritama võimalikult vähese regulatiivse muudatusega. Aga me peame vaatama ka neid 10-20%, kes võivad seal jääda hammasrataste vahele. Ma isiklikult ei poolda ametiühinguid üldse, nii et seetõttu nagu mina ei näe, et see oleks nagu asi, mida peaks kuidagi riigi poolt nagu push ima või et see oleks see meetod, kuidas survestada. Pigem ma arvan, peaksime õigusruumis lihtsalt vaatama, kuidas seda tervise poolt nagu tagada, ja noh, teine asi, mis minu meelest on oluline, on ikkagi selle töölepingut ja tööõigusel on teatud pointid ka selles, et tagada piisav puhkeaeg ja nii edasi. Et kui nüüd need inimesed teevad näiteks nagu minu meelest üks näidetest oli ka, täiskohaga töö ära ja siis on veel lisaks 8 tundi taksoroolis, siis see ei ole turvaline. Et need on ka aspektid, mida seal nagu mingil määral peaks sellisel juhul kaalutlema, et kui inimene teeb platvormitööd ja täiskohaga tööd, et kuskil peab jooksma läbi see nagu vähemalt arvestuslikult, et oleks võimalik aru saada, kas ta ei ole kuskilt nagu muutumas ohtlikuks kas iseendale või ühiskonnale. Sest noh, tõesti nagu autoroolis, kui sa oled olnud ma ei tea, töötadki näiteks põhikohaga kiirabis, teed 12-tunnise vahetuse ja siis lähed teed 8 tundi taksot otsa. Kas see on ratsionaalne? Et ma lihtsalt, miks ma selle konkreetse näite tõin, mul oli siuke kaasus, kuni ma selle avastasin, et inimene töötaski põhikohaga kiirabis ja siis sõitis taksot pärast ja siis ma lõpetasin selle väga ruttu ära, sellepärast ma leidsin, et noh, see ei ole ei ühiskonnale kellelegi nagu okei, et nii väsinud inimene nagu roolis on. Et sellised kaasused on seal ja ma arvan, et kuskilt peaks jooksma see kerge kontroll läbi, et ma ei ütle, et me peaksime hakkama seda kõiki nagu sundima töölepingutesse, ma seda kohe kuidagi ei ütle, aga kuskilt peavad jooksma mingisugused infod läbi, et me saame sellised elementaarsed raamid või piirid nagu ette panna, et asi ei läheks nagu noh, sihuke kaudseks orjapidamiseks või midagi sellist, et inimesed nagu kasvõi iseennast ei peaks selleks, et nad lähevad nagu üle võlli, et on inimesi, kes on võimelised töötama 15 tundi järjest ja on inimesi, kes ei ole. Aga ma ei hakkaks seda nagu tegema siis mingite tausta, mingi füüsilise pädevuse kontrollidega, et see peaks ikkagi olema kuskil ratsionaalselt, et tööõiguses on mingid asjad ikkagi paika pandud põhjusega. Ja seda peaks kuidagiviisi kaaluma, et kas seda saab kuidagi arvesse võtta. Aitäh, mulle meenub, et Merle ettekandes oli üks punkt, et mõnedes riikides antakse iseendale tööandjatele ka tööohutusalane kaitse, oli vist nii, ma õieti aru sain, aga Ullal on käsi püsti, et kas ja kuidas me siis sellist vähemalt andmepõhist kontrolli kuidagi rakendada saaks? Ma isegi ei tahtnud seda kommenteerida, sest see on kindlasti huvitav küsimus, mida saab kaasa võtta siit. Aga tahtsin lihtsalt tulla tagasi selle sotsiaalkindlustuse juurde, et ma arvan, et
nii tänasel kui ka tulevasel Riigikogul ja valitsusel on kindlasti laiem väljakutse see kogu meie sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse süsteem, nende jätkusuutlikkus ja et olukorras ka, kus tööealine elanikkond on praegu vähenemas, et kas sotsiaalmaksust piisab meie pensionide ja ravikindlustuse süsteemi ülevalhoidmisel või mida see tähendab, et Eestis oleks universaalne ravikindlustus näiteks ja mis on siis see baas, millest seda kõike rahastatakse, et just ma arvan, see platvormitööd tõstab üles sellised huvitavad ja suuremad ühiskondlikud debatid, mis tuleb maha pidada. Sellega nõus. Tuleme, Kaire, ole hea. Ma siis vahepeale midagi ei ütle, sõna sulle. Väga hea arutelu. Ma tahaksin lisada, me rääkisime siin nüüd te rääkisite ravikindlustusest, ma tahaks ka lisada ühe asja, mida ma ei maininud ettekandes, on see, et mida ma kogesin ja mida ma kogesin just Tallinnast väljaspool Ida-Virumaal. Pärnus on, et osaliselt murendab ka platvormitöö olemasolevat sotsiaalset kaitset, näiteks mida tehakse just need, kes pakuvad taksoteenust. Nad tühistavad oma teist pensionisammast selleks, et nad saaksid teha platvormitööd. Näiteks kui on vaja autot remontida, tühistatakse ära teine pensionisammas, et oleks raha, või siis tühistatakse ära see sammas, et osta endale üldse auto. Siis mida ma nägin, oli selline igas muude kindlustuste tühistamine, elukindlustuste tühistamine, mingid muid, lihtsalt inimesed lähevad oma olemasolevates tagatiste taha, et neil jääks selle platvormi nagu tulust ka midagi elamiseks. Ja see, et neil ei ole ravikindlustust osaliselt, kuigi neil on võimalik see saada, on väga selgelt selles kinni, jätame need vabaduse kütjad siit välja, aga teised ütlevad, et kui ma nüüd maksan kõik need kulud ära, eriti kui me räägime siin taksojuhtidest ja kui nad sõidavad ka näiteks rendiautoga, ütlevadki, et ma väga tahaks, aga mul lihtsalt ei ole võimalik, mul ei jää midagi elamiseks üle. Ja, Maarja. Ja see natuke läheb sinna samma, mida ma mainisin, see kerge nagu tänapäevase orjastamise küsimuse alla, et kui see keskne office määrab kõik hinnad ja ei võta arvesse seda, mis on inimesele tegelikult vajalik teenistus, siis see võib tekitada probleeme. See läheb tegelikult natuke selle küsimuse alla, mida ma tahtsin küsida. Et me hästi palju rääkisime täna sellest, et üheks suureks elemendiks platvormi töö puhul on see algoritmilise juhtimise element. Aga minu meelest kas see näidis Anu või kes see oli, kes tegelikult oli mingi disainer või arhitekt, kes tegi hoopis teist sorti tööd. Tema tööd ju ei juhi algoritm. Tema pigem saab võtta niinimetatud tööampse või see kasvõi see GoWorkabit, mis meil on. Et see on see, kus sa lähed, teed erialast tööampsu sellega, et sa võtadki, ma ei tea, tunni, paari, 3 mingi tüki, lahendad ära ja on tehtud. Seda ei tule algoritmiga, see on tõenäoliselt pigem nagu rohkem kataloogiteenus, kus see on koht, kus see on nagu turuplats, kus viiakse kokku töösoovija ja tööpakkuja. Et kas see siis ei läheks selle platvormi direktiivi alla üldse või kuidas see nagu läheks? Mis seisus selline asi on? Nii, Merle või Ulla, kes teist soovib? Minu teada ikka GoWorkabiti näitel käib küll tagasisidestamine läbi selle äpi nendele töötegijatele ja sellest lähtuvalt võib teha, ma arvan, päris läbipaistvaid otsuseid selle tööampsu tegija kohta, aga ma täpsemalt ei oska kommenteerida. See on ilmselt iga platvormi puhul ka mõneti erinev. Aga ma mõtlen, et kui on selline platvorm, kus ei ole see, et algoritm ei pane seda saajate vastuvõtlik kokku, vaid see ongi rohkem nagu turuplatsilaadne. Aga tegelikult töö on selles mõttes endiselt sarnane, et sa võtad tööampsudena, see ei ole su põhitöö, sa ei tee töölepingut, vaid sa võtadki tööampsudena, teed mingi tüki ära, saad sellest tasu. Ja seal võib see algoritmi roll olla väiksem küll, aga siis peaks ikkagi süvenema täpselt sellesse konkreetsesse äppi või platvormi. Aga ma küsiks võib-olla siis sama küsimust teistpidi, et kas nüüd siis see algoritmilise juhtimise läbipaistvuse nõue, kas see aitab siis kuidagi ka selle surnuks töötamise vastu, et kas see seos on olemas või pigem mitte?
ma arvan, et seda seost ei ole, et see, mis direktiivist tuleb, see tähendab seda, et peab olema töö tegijale selgitatud, mis andmeid tema kohta kogutakse, kuidas teda jälgitakse, mis mehhanismid seal täpselt on ja noh, lisaks, kui ei saa aru sellest algoritmi otsusest, siis peab inimene olema seal vahel, kes selgitab, et platvormid peavad siis leidma sellise inimese, kes hakkab selgitama neid algoritmide toimimist ja neid otsuseid. Et see ei välista surnuks töötamist ikkagi. Ulla, ja Merlega hästi nõus, et ma isiklikult arvan, et see on samm õiges suunas ja see osad, ma tean ju, et Wolt minu meelest juba avalikustab tegelikult infot oma selle tehisintellekti ja algoritmide kohta. Et eks ole näha, kas ta peab midagi nüüd muutma tänu sellele direktiivile, aga et see üldiselt teeb asju läbipaistvamaks nende teenuseosutajatele, et kuidas kujuneb hind tõesti, kuidas neid jälgitakse, kuidas neid otsuseid tehakse, mis aitab neil paremini oma õigusi kaitsta. Aga kas ta mingit suurt muutust toob, eks ole näha, sest jälle tarbija seisukohast ma ütleks, et ma ei tea, kui suurt muutust meie kõigi eludes on toonud kogu see andmekaitse regulatsioon selles vaates, et me igal pool klõpsime ju neid küpsiseid ja asju, et oled nõus ühe või teise asjaga, aga et kui palju seda tarbija elu on nagu paremaks tingimata teinud, aga siin kindlasti oskavad näiteks andmekaitse inimesed paremini öelda. Mul on lihtsalt omad kahtlused. meie aeg on nüüd otsas ja ma resümeerin väga põgusalt nii, et ühest küljest jõudsime selleni, et suured süvenevad probleemid platvormi töötajate jaoks, milleks on vaesumine ja surnuks töötamine, et neid saab lahendada ka teiste meetmete abil kui tööõigusliku kaitse tugevdamisega, mis oli see, mida Ulla ütles, mis need teised meetmed siis on, sellest saab ilmselt teha eraldi ürituse, aga tõenäoliselt siis näiteks toimetulekutoetus ja sedalaadi nagu ja ümberõpe ja muud taolised lahendused, mida rohkem suunata sellesse segmenti. Ja samal ajal ikkagi see ei olnud kogu vastus, vaid me jõudsime siiski ka sinna, et päris mitmed küsimused on ikkagi jätkuvalt lahti, et kuigi see algoritmilise juhtimine muutub läbipaistvamaks seoses platvormitöö direktiivi ülevõtmisega Eesti õigusesse, siis meil ikkagi jäävad küsimused üles ka platvormitöö tegijate nad määratlevad ennast Eestis pigem ettevõtjate kui töötajatena. See sai ka selgeks, siis tekib küsimus, kas see nii-öelda iseenda tööandjate kaitse vajaks meil ikkagi veel korra ülevaatust, kuna see projekt, mille raames need tänased ettekanded esitati, veel jätkub. Ma kujutan ette, et siis ka selle poole pealt veel neid soovitusi võib juurde tulla ja üks lahendus või osa lahendusest on siis ka see, et ootame ka Eestis sarnaseid kohtuprotsesse, nagu on olnud teistes riikides, mis on aidanud olukorda selgemaks teha ja tegelikult ka ju platvormidele siis ka mõningaid kohustusi juurde panna, mis puudutab töötajate käekäigu, need ei olegi töötajad, vaid platvormide kaudu tegutsejate eest nii-öelda suurema vastutuse võtmist. Umbes nii ma seda tänast kokku võtaksin ja otsad jäid natuke veel lahti ja selles mõttes on see võib-olla isegi hea, sest et see uurimisprojekt ka jätkub ja see platvormimajanduse, platvormitöö uuring, mille tellijad on Majandusministeerium ja Arenguseire Keskus ja mida rahastab Eesti Teadusagentuur, see saab lõplikult punkti järgmise aasta septembris ja siis saame uuesti arutada ja vast on siis selgust ka juurde tulnud. Suur aitäh praeguseks kõigile esinejatele, kõigile teile, kes te jaksasite meid kuulata ja uute kohtumisteni ja vist võib juba ka kaunist jõuluaja algust etteruttavalt soovida. Kõike head ja nägemist! Nägemist! Aitäh, nägemist!